Antud juhtumis helistasid kelmid inimestele ja manipulatsiooni tulemusel sisestasid inimesed selle telefonikõne jooksul enda PIN1 koodi, mis järel pääsesid siis kelmid ligi nende inimeste eesti.ee lehel olevatele andmetele. Kelmid lähevad järjest vilunumaks ja nad manipuleerivad täielikult. Ainuüksi ühele firmale näiteks tekitati kahju ligi 1 miljoni euro suuruses. Tegemist on viimasel ajal väga levinud petuskeemiga, kus inimene saab kõne väidetavalt pangast, tervisekassast, Elektrilevist või näiteks politseist. 1500 Eesti kontole saidki kelmid ligipääsu läbi tugeva inimestega manipuleerimise. Ja kui kelmide käes on nüüd juba andmed, mis võimaldavad tal ka selles vestluse ajal anda inimesele kuidagi signaali, et võt sinu pereliikmed on need ja nood ja veel hullem, kui see kelm esineb näiteks politseiametnikuna, pangatöötajana mingisuguses kaasuses justkui, et tahab justkui inimest aidata, siis loomulikult inimene tunneb, et teisel pool on keegi, kes on minu huvidest väljas ja ilmselt ka nagu palju kergemalt kogu selles loos kaasa tuleb. Eesti.ee kontole pääsemisel ei olnud tegemist andmelekke ega turvanõrkusega, vaid lihtsalt kelmide manipulatsiooniga. Võime eeldada, et antud infot soovitakse või on juba ka ära kasutatud nii-öelda järgmise sammu ettevalmistamiseks, ehk siis, et teha sinna otsa järgmine telefonikõne, omada juba spetsiifilisemat infot, kas siis näiteks inimese lähedaste nimede kohta, tema kinnisvara kohta. Mis tegelikult kelmide põhieesmärk on? Põhieesmärk on see, et nad tahavad saada lõpuks kätte inimese PIN2 või üle võtta siis Smart ID konto täielikult, et sellega siis tekitada inimesele edasi juba mingisugune materiaalne kahju. On see kiirlaenu võtmine, on see pangakonto tühjaks tegemine ja nii edasi, et me näeme täna juhtumeid, kus inimesed on kaotanud isegi sadades tuhandetes. Smart ID rakendus ise on riigi poolt hinnatud usaldusväärseks, sest äpp ise on turvaline. Ebaturvaline on selle juures inimfaktor, kes enda PIN-koodi heausklikult sisestab ja nii kelmidele tee enda andmetele ja kontodele avab. Kuidas sellist olukorda siis ennetada, et inimesed ei annaks niimoodi kergekäes või paneks oma PIN-i siis telefoniseadmes teiste inimeste heaks, kes tegelikult heaga seda asja ei tee? Seda kuulates neid lugusid ongi järjest raskem teha. Selles mõttes, et see lugu, mille sees inimene elas, kui ta seda eesti.ee autentimispäringut nägi, on selline, mis lihtsalt on usutav. Näited sellest, kellena end petturid tutvustavad ja kuidas andmed kätte saavad, on erinevaid. Ning kui usutavad need petukõned on, see just hiljuti oma nahal tunda ka Keili Sügiainen, kes seda kogemust sotsiaalmeedias jagas. Temale helistas kuller, kellel olevat tähitud kiri Maksuametilt. Ma ei tea, kuidagi see ei tekitanud nagu absoluutselt mingisugust kahtlust, sest see oli täiesti puhtas eesti keeles, nagu kõik oli väga okei. Ja siis ma olin nagu okei, ise nagu mingi südaks või upardanud, mõtlesin, et what the fuck, miks mingi Maksuamet mulle kirjutab, aga võib-olla see on mingi täitsa tavaline praktika. Ja siis pani kõne ära ja mulle tuli see PIN-i kinnitus. Ja siis ma olin korra, panin nagu cancel ja ma võpatasin täiesti, olin nagu, mis asja nagu, miks nad ajavad mingi PIN-i kinnitust? Üks asi, mis ta ütles, ta oli veel kindlalt, et jätki see number meelde, mingi ütles selle numbri ja siis see PIN-i kinnitust tuli see number, kohe ära ja oli mingi pagan küll, see nagu, ma igaksust kontrollin üle. Hea on, et üle kontrollis, sest teisel pool telefonitoru oli pettur. Pea pooltel juhtudest petukõnede käigus kasutatakse ära just Smart ID-d. Tuleks ümber vaadata ja muuta Smart ID registreerimise protsess, kus tuleks panna kohustuslikuks näotuvastus ja siis seda näokuva võrrelda isikut tõendava kehtiva dokumendiga. Et kahjuks hetkel seda ei ole ja see loobki võimaluse, kus siis pettur saab luua võltsidentiteedi. Smart ID on ikkagi kõrge usaldusväärsusega identimisvahend, mis tähendab seda, et seal on väga palju kontrolle selleks, et seda üldse välja anda. Ja mitte ühtegi Smart ID-d seni veel ei ole suudetud teha ilma, et inimene oleks selles kõiges väga selgelt osaline, mis ei tähenda ka seda, et seda ei peaks paremaks tegema ja on ikkagi väga palju asju, mida me oleme nii sel aastal teinud paremaks juba selle onboardingu mõttes, kui ka neid kindlasti tehakse ka tulevikus. Ükskõik kui turvaline või ebaturvaline mõni rakendus või seade on, lõppkokkuvõttes on meie enda turvalisus ka meie endi kätes. Päris valus on, et ega seda lugu on räägitud 20 aastat. Oskus olla kriitiline, mõtestada tegevusi,
see pigem mitte ainult Eestis, aga igal pool hakkab vähenema ja see tähelepanu sellele, mis tehakse, vastutus selle eest, mis juhtub, see lihtsalt on ühiskondlikult hakanud ikkagi hajuma ja kaduma. Mitte ükski riigiasutus, mitte ükski pank, keegi ei küsi teie käest PIN 1 või PIN 2. Nii et või muid parooli, et kui te saate kõne kuskilt ja keegi palub PIN 1 või PIN 2 kuskile sisestades, võite suure tõenäosusega kindel olla, et tegemist on kelmidega. See kõne tuleb lõpetada. Teie ei saa nüüd Smart ID tegijatele ette kirjutada, et palun tehke näotuvastusega autentimine. Et öelda ei saa, küll aga on tegelikult ka riigi autentimisteenus ise minemas lähikuudel juba üle uuele Smart ID lahendusele, mis siis eemaldab selle kasutusjuhu, kus sessiooni on võimalik alustada kuskilt eemalt ja kasutaja peab panema siis PIN-koodi oma seadmes ja see võiks ka antud juhul ära kasutatud nõrkust nii-öelda tulevikus vältida. Kelle andmed on kurjategijateni jõudnud, peaksid koheselt politsei poole pöörduma.